Mina ise olen siin töötanud 2018. aastast. Olen varem töötanud Lõuna-Eestis. Kui siia tuleb inimene, kes pole tükk aega käinud, siis ta ütleb, et vau, et siin on nii kena, siin on nii mõnus, siin on ubane. Et eks me oleme teinud kõik, mis võimalik, aga eks ruumi natukene napib. Samas oleme ikkagi neid ruume laiendanud, sest kuna selles majas me oleme 1994. aastast ja esialgu oligi ainult see ruum, kus on see laenutuslett ja need siin kõrval olevad fondi kirjandusruumid, siis see, mis on seal edasi koridori pidi, lastetuba, need eskeniruum, need on kõik juurde saadud. Aga kuna me asume nüüd, raamatukogu asub tervisekeskuse teisel korrusel, siis on juurdepääsetavus on natukene siin kehvavõitu. Ja eelmisel aastal saime ka Kultuuriministeeriumi kiirendist toetuse. Valmis eelprojekt, et raamatukogu ja noortekeskus saaks kolida praeguse kunstide kooli juurde ja tekib selline kogukonnakeskus, et seal oleks ka saal ja raamatukogu esimesel korrusel, noortekeskus selles praeguses vanas osas ja muusikakool toimetaks seal edasi. Raamatukapi saime 2021. aastal Kultuuriministeeriumi toetusest. See oli, kui COVID-i järelmõjusid tuli nii-öelda likvideerida. Rahvas siis ei julenud nii palju kodust välja tulla ja siis me saimegi raamatud esialgu panna ukse juurde, kui oli COVID-i aeg. Ja hiljem see vajadus jäi püsima ja nüüd panemegi raamatud kappi. Raamatut saab tellida läbi veebikeskkonnas lugeja.ee. Me siis näeme, kes mida soovib ja paneme kappi. Teavitus lugejale läheb SMS-iga telefonile. Meie jaoks on oluline ikkagi ka see, et lugeja käib raamatukogust läbi, et ta tuleb ja viibib selles raamatukogu keskkonnas ja et me näeme oma lugejat nii-öelda silmast silma. Võib-olla laseks inimesel kõigepealt natuke raamatukogus ringi vaadata, katsuda neid raamatuid, vaadata raamatusse sisse, küsida tema käest, mis teda huvitaks ja siis suunata teda vaikselt nende raamatute juurde, mis teda huvitab. Üritustest üks regulaarseid on meie raamatuklubi. See alustas tegevust aasta tagasi, korra kuus koos. Selle klubi nimi on Teise teisipäeva raamatuklubi, sest see on väga kindlal ajal paigas iga kuu teisel teisipäeval kella 6 ajal õhtul. Kui meil on aktiivne töö siin lõppenud, siis me paar tunnikest räägime raamatu teemadel. Osalejaid on kuni 20. Väga suureks me ei ole seda ajanud ja seda väga avalikult välja ei ole kuulutanud, sest on jäänud tõelised raamatusõbrad. Neid tuleb järjest ka juurde, mõni jälle langeb välja. Räägime oma lugemiselamustest, igaüks siis saab teatud aja rääkida. Teised kuulevad, mõtlevad, kas seda lugeda või mitte. Meile kui raamatukogu töötajatele on ka see väga kasulik info, sest kõiki päris me läbi lugeda siin ikka vist ei jõua, kuigi väga tahaks. Üks võimalus ongi, et sa ei pea tulema siia ju ainult raamatuid laenutama, et sa saad siin kasutada internetti või teha tööd või veeta oma lastega koos aega lastetoas. Ja tegelikult raamatud on kallid, et raamatukogus saab ju tasuta laenutada. Tule kasuta seda võimalust. Minu põhiline töö on see, et ma teenindan lugejaid, suhtlen nendega, aitan neil riiulist raamatuid leida. Jah, osadele küsimustele ma ei oska vastata, aga selleks on mul kõrval Riina ja Õnne, kes tulevad vajadusel appi või võtame endale aega lihtsalt, et seda nimetatakse raamatukogus päringuks, et me ei pea talle kohe vastama, kui ta on mingi väga spetsiifiline küsimus, siis me võtame endale aega ja siis kirjutame talle või helistame, kui me oleme leidnud lahenduse tema küsimusele. Et paljudest raamatutest on tehtud film ja alati on raamat kordades parem kui film. Et peale Tõe ja õiguse ma ei tea ühtegi filmi, mis oleks parem kui raamat. Alati on raamat parem kui film.
No, Kuusalu raamatukogu on kindlasti oluline osa Kuusalu vallast, Kuusalu kogukonnast. Kuusalu raamatukogul on ka haruraamatukogud Kolgas, Vihasool, Joaveskil, Kõnnus. Kuusalu raamatukogu tulevikus on niisugune mõnus, soe koht, kuhu pääseb iga raamatukogu kasutaja juurde, kus raamatukogu hoidjad ootavad neid. Uus raamatukogu ja kunstide kooli juures, kus oleks ruumi nii meil töötajatel, raamatukogu hoidjatel kui ka lugejatel, mõnus avar, valge, kaasaegne keskkond, sest praegu meil on natukene siin ruumi puudus ja lugejad teisele korrale juurde ei pääse, kõik lugejad.